No tervitus, pole ammu siia kanalile ühtegit videot teinud. Et suvi on meil olnud kiire, ei olegi jõudnud kuskile tegelikult peale seda veebruarikuud, kui me käisime talvelaagris selle bussiga käia, et ühe reisi küll sõpradega Elvasse hip-hop festivalile tegime suvel, aga peale seda pole bussi ka kasutanud. Ja nüüd oligi mõte, et lähme septembri kooli vaheajal ja lähme teeme lastega siis traditsioonilise Saaremaa reisi, aga kui hakkasin bussi päev varem küttesse panema, et buss saaks ilusti soojaks igalt poolt, siis selgus tõde, et keskküte, mis meil siin on, või see gaasiküte, see ei tööta. Ja hetkel olengi siis seda lahti lammutamas, et nendel pidi olema tüüpviga, et kas siis nüüd see temppandur, mis tal seal leegi juures on nüüd õhtalomadega, ehk siis tal on niisugune väikene gaasiklapp, ehk kui temperatuur on üleval, siis anduri järgi, siis ta hoiab seda gaasiklappi lahti ja leek jääb põlema. Ja kui peaks leek ära kustuma, siis see temperatuuri andur jahtub maha ja sulgeb klapi, ehk ei jääks gaasi niisama autosse voolama. Aga see hetkel ei tööta, et lõke tekib või leek tekib alla ilusti, aga ta seda klappi lahti ei jäta. Ja ma ei riski ka, muidu saaks selle klapile panna, kui vaadata siin see reguleerimisvarras, mis on, et sellele saaks panna tegelikult kruvi vahele ja ta töötaks. Pole nii ammu videoid teinud, et ei oska enam filmidagi. Aga kuhu ma tahtsin jõuda, oli see, et jah, sinna saaks panna kruvi vahele ja ta toimiks ilusti. Aga kui nüüd peaks juhtuma see, et me tavaliselt pargime kuskil mere ääres, kus on tuulisem, kui tuul peaks ära puhuma nüüd selle leegi sealt, siis võib juhtuda see, et gaas jääb jooksma, tuli on kustunud ja buss jookseb lihtsalt gaasi täis ja see gaas on lõhnatu. Et meil on küll bussis gaasiandur, aga pigem ei tahaks nii-öelda tehnoloogia peale ainuüksi lootma jääda, et andur aitab, et pigem väldime niisugust asja. Proovin nüüd selle maha kiskuda ja vaadata sinna sisse, kas see võib selle viga olla või mitte. Võib-olla vajab puhastamas gaasiklapp, võib-olla seal on midagi juhtunud, et proovime puhastama ära, paneme kokku, kas töötab, kui ei, siis on väga lihtne, esmaspäeval saab uued jupid, saab uuesti gaasisüsteemi kokku panna ja siis vaadata, kas me jõuame veel see kooli vahe kuhugil minna või mitte. Aga selge, lammutan siit edasi, proovin teile ka pärast näidata siis, milline see truuma nii-öelda gaasikattel seespoolt välja näeb. No nii, vahepeal on teine päev kätte saanud, et eile üritasin seda kätte saada, aga ei õnnestunud, oli pime külm ja tal on gaasi nii-öelda ühendus siis toru on põhja all ja see oli nii ära roostetanud, et täna ujutasin seda VD40-ga ja lõpuks ma ta kätte sain. See kate tuli ka tal altpoolt juba enne maha, aga sama mutter. See on nii roostes, et aga õnneks ma sain ta lahti meelitatud ja vaatame, paneme nüüd ta töökojas lava peale, puhastame ta ilusti ära ja vaatame, kas saame need andurid asjad kätte ja pärast saab selle jama siit ka ilusti ära puhastama. Ja kuna mul juba siit kõik lahti on, siis ma vaatan äkki, ma võtan selle ventilaatoriga korra siit maha, et teen ta väike tolmus puhtamaks, siis ta on rohkem või on paremini balanssis, et ta muidu kipub kõrisema. Aga võtan siit, kisun selle ära ja vaatan, kas hakkab mõistus peale, kas näen mingit iga või kui ei, siis lihtsalt võtan selle anduri maha ja lähen homme uut otsima. No nii, vaikselt ta niimoodi pudeneb, võtan siit need tüüsid lahti, puhastan tüüsid ära ja siin on siis see klapp ja see oleks olema see klappi andur. Vaatab, teeb need ka ära ja jänes on ka siin abis seda kõike tegema. Näitan teile, olen siis sellil auto all ja toruühenduskoht on siin maailma lõpus auto all. Üritan selliseid kokku saada. Nii,
toru on ilusti nüüd siit ühendatud kõvasti kinni ja ega vist muud varianti ei ole, tuleb auto alt välja raamata ja vaadata, keerata gaas lahti, katsetada, kas ta hakkab tööle ja kui hakkab tööle, siis paneme selle ahju ilusti kokku ära, summuti klambrid ilusti kõvasti kinni ja siis ongi sellega okei. Aga kui ei hakka tööle, siis vaatame, mõtleme edasi. No nii, panin siit automaatika külge tagasi. See on niisugune väikene plokk tal, mis siis juhib ventilaatorit ja voila. En tea, kas videos on näha, aga tuli on kenasti all. Nii et kui ma puhastasin, siis ülemine pikem tüüs, kui ma puhusin, siis ta absoluutselt ei käinud õhku läbi, puhastasin seda brake cleaneriga ja nüüd hakkas tüüsis käima. Ehk siis tõenäoliselt, ma arvan, milles viga võis olla, oli see, et see ülemine tüüs oligi siis nii umbes, et ta ei saavutanud seda temperatuuri. Või siis teine variant, et see temperatuuri andur oli nii suure mingisuguse põlend slaki kihi all, et lihtsalt ta ei andnud seda või piisavat kuuma edasi. Aga praegu tundub, et ilusti ahilad tööle, teen veel mitmed katsetused ja siis proovin, panen selle asja kokku ära. Et ma praegu väga töödata ei lase, sest et muidu ta läheb mul kuumaks ja mul on äärmiselt kehv teda siin ära ühendada, aga teen veel paar katset, aga tundub, et töötab. Ehk siis ma arvan, lastel on kindlasti hea meel. Saame ikkagi see puhkus minna kuhugile sõitma. Kahjuks ühe päeva küll kaotasime, aga ei ole hullu. Vaatame, testin, panen asjad kokku, kui kõik töötab, siis panen bussi küttesse ja teen bussi puhtaks ja siis läheme sõitma. Aga vaatame, ma veel katsetan, eks annan teile teada, mis see lõpptulemus jääb siis. Hopsti, nii, gaasikapp korras, uus balloon sees, villi panime ka kaasa ja teeme siis katsetuse. Ahju panin kokku. Ikka veel koristamata, aga kui ta nüüd toimib, siis küll saab ära ka koristada. Et tahaks veel depost minna vaatama, kas ma leian uued põhjakorgid, et praegused põhjakorgid on teibitud ja nad lasevad läbi. Ma arvan, et äkki depos võiks leida siukseid universaalseid korke, kuigi ma tellisin Hiinas ka, aga võib-olla saab Eestis ka need, seda vaatab, aga teeme nüüd katsetuse. Nii. Siit keerame gaasi lahti. Hoiame nuppu all. Nii, katse 2. Ma räägin, et ei ole nii ammu filminud, et ei oska enam filmida. Nii, hoiame nuppu all. Vaatame, kas sütib. Praegu mina vähemalt näen, vist telefonist väga näha ei ole. Aga kuulda oli, et läks tööle. Upsti! No, siit on kehvasti näha, aga näeb. Leek on all. Ja ma olen tegelikult siin katsetanud seda juba nüüd sükene 3-4 korda. Ja iga kord on ta ilusti tööle läinud, et ju siis saime sellele murele lahenduse. Vot, aga nüüd lähme trippima, aga seda mitte selles videos, vaid see oligi sükene väikene, kuidas ma ütlen siis, õpetlik video, et kui plaanid kuhugile reisima minna, siis proovi ikka enda süsteemid mõned päevad ennem üle, et kas ahjud ja asjad kõik töötavad. Muidu oled täpselt samas olukorras, et paned eelmisel päeva õhtul, üritad küttesse panna, aga nad ei lähegi ja siis läheb remondi peale sükene 2 päeva. Aga mul on hea meel, et ma selle ise korda sain. Iseenesest süsteem ei olnudki midagi keerukat, ainuke asi oli see, et põhja all oli see gaasitoru, mis oli nii roostes ja seda oli tõesti keeruline lahti saada sealt, aga lahti ma ta sain, korda ma sain, ma arvan, et selle võrra on jälle päris hea kokkuhoid. Nii et mis seal ikka, pange like ja subscribe meie kanalile, siis olete kursis, kus meie järgmine matk siis toimuma hakkab. Aga seniks, tšau ja näeme!